Nii nad tulid ja läksid. Kevaded, suved, sügised, talved. Kui mitu, kes neid ikka luges? Mõisa uus, uhke kimmidest katus nägigi välja juba täitsa nagu vana, kena hall. Kopitus ja aegade tolm olid saalidest peaaegu kadunud. Kui kevadõhtu päike läbi vana lainelise aknaklaasi saali paistis, oli taas tunne, nagu oleks seal keegi. Istuks, kuulaks, nagu kohe ärkaksid ellu kadunud ajad. Kirjanikule meeldis neil õhtutel läbi tühjade saalide kõndida, kuulata oma sammude kõminat, lüüa paar korda häälest ära virti klahvidele. On seal tõesti keegi? Üks talvest ärganud liblikas päeva pabusilm peksleb vastu veranda ukse klaasi. Kirjanik laseb ta õue. Veranda põrandakivid on päevastel soojad. Uus tõeline mõisakast Triibu pikutab seal ja kuulatab. Pargis kädistavad hallrästad, punarind laulab. Pardid prääksuvad ja pahistavad allikal. Või mis uus see Triibugi enam on? Aeg läheb ruttu. Polegi enam palju neid, kes mäletavad veel kuulsat Kriimut, tema isa. Pealegi on ta ju üsna täpselt samasugune. Titulaarkõuts Triibu, kõigi laste lemmik ja mitte ainult laste. Sest egas Silja kooliklassid olnud ainsad, mis mõisa vahel elu tõid. Isegi sagedamini saabus see elu sinna hoopis küpsemal kujul. Prouade, preilide, daamidena. Proua N korraldas joogakursuseid, šamaani töötubasid, loovkirjutamiskursuseid. Kirjanik keeldus proua N arusaamatuseks ja meelehärmiks neid juhendamast. Kutsus vahel mõne feng shui õpetaja. Ükskord isegi käis keegi katoliku munk, isa Vladislav, rääkimast palveteekonna uuendavast jõust. Selle isa Vladislavi käest kuulis kirjanik muide huvitava loo. Nimelt olnud kunagi päris siinsamas lähedal, naabermõisas, kuhu on vaevalt 3 kilomeetrit, klooster. Nüüd polnud seal enam muud, kui võssa kasvanud alusmüürid keset metsistunud parki ja tõepoolest hiiglaslikud saarepuud, mida kirjanik mõnikord mööda minnes imetles, nende võimsaid pahtlikke käsivarsi, nagu ta ütles, mis ulatusid üle maantee ja veel tüki maad teisele poole. Nii et selle koha peal oli ka kõige palavamal päeval alati mõnus jahevari. See pladimine sega. No ja, see klooster polnud just päris klooster, nagu isa Vladislav seletas, aga midagi sinnapoole. Mungad seal igatahes elasid ja mitte keskajal, vaid alles hiljaaegu, 2 sõja vahel. Enne seda, nagu teadis härra N, elasid seal 2 õekest vanapiigat, vaba preilid von G-d. See pisike laokil mõis kuulus suurele von G-de suguvõsale, kes kasutas seda juba ammust aega põhiliselt oma vanapiiga asumispaigana. Mis teha? Nii suures suguseltsis tuleb neid ikka ette. Kõiki tüdrukuid ei õnnestu mehele panna ja mõned on ka niisugused, et ei lähe tee, mis tahad. Mõisa kutsutigi rahvasuus stiftiks, tõelise vanade aadlipreilide varjupaiga järgi, mis asus Kubermangu linnas. Rahvas mäletas neist viimastest von G preilidest põhiliselt seda, et nad olid alati riietatud musta, neil oli teadmata hulk kasse, kõik samuti mustad, ja kogu ilusa aastaaja istusid nad oma üpris lagunenud klaasverandal laua ääres, kusjuures laual oli alati samovar, millele nende vana teenijatüdruk
aeg-ajalt pidi tuult tegema, et söed jälle hõõguma lööksid ja et tee ikka kuum oleks. Papapreilide noorus oli möödunud Peterburis, aga seda ei mäletanud enam keegi peale nende eneste. Kui nad ei joonud verandal teed, hoolitsesid nad oma lillede eest. Vana kutsar, teine nende kahest ainsast teenijast, kaevas maa kobedaks. Preilid istutasid, lõikasid, kassid, viisid alati värskeid lilli verandalauale ja kõigile kasutusel olevatesse tubadesse, mida oli õigust öelda vaid 3. Kummagi preili oma ja nõndanimetatud saal. Sealjuures vaidlesid nad suvesse ikka selle üle, kas punast ja valget sobib ühte vaasi panna. Nooremad arvas, et see väljendab tundeid, vanem leidis, et see on vulgaarne. Pärast ilmasõda, kui tuli uus aeg, viidi preilid endisesse kubermangulinna, nüüd uue riigi pealinna ja paigutati seal tõelisse stifti, kus nad peagi surid. Igivana väikeste akendega puust Häärberg koos suure pargiga ostis riiklikult oksjonilt aga Rooma kirik. Täpsemini Jeesuse selts. Neil olid sellega suured plaanid. Ja need ei puudutanud ainult kohaliku külarahva tagasitoomist Püha Rooma ainuõndsaks tegevasse rüppe. Jesuiidid nägid asja avaramalt. Nad vaatasid üle piiri ja seal uue piiri taga idas olid teadagi segased ajad. See võis olla soodne hetk viia suhted Moskva ja kogu Venemaa kirikuga, ütleme uutele alustele. Nad olid idariitluse mungad. Neil polnud seal endises Vanapiigade mõisas kunagi palju, enamasti 4-5 ja nende ettevõte ei jõudnud ka teadmist vilja kanda. Ajad muutusid liiga ruttu. Lähemast kirikualevist tuli vendade juurde küll elama üks pooleldi vaeslapsest kingsepapoeg, tulise loomuga poiss, kes vaimustus askeesist ja oleks terve talve maganud külmal pööningul, kui vennad poleks teda mõõdukusele manitsenud. Kuid sellegi poisi viisid muutuvad ajad. Ta nimelt vaimustus sama tuliselt nende muutumisest, kahetses avalikult oma eksitust ja tegi sealt peale noorsuseas ateistlikku selgitustööd. Kuid ajad muutusid kohe jälle ja poiss, nagu räägitakse, kadus või hukkus sõjakeerises kusagil Venemaal. See sõjakeeris viis ka enamiku vendasid. Neil õnnestus põgeneda läände, ühel koguni väga värvikal moel läbi Venemaa ja Hiina. Sellest jutustab ta oma Sao Paulos ilmunud mälestuste raamatus. Vaid üks vendadest, isa H, tundis, et ta on liiga kiindunud sellesse paika, tunneb ennast Vanapiigade mõisas juba nii koduselt, armastab neid vanu võimsaid saarepuid, lille- ja köögiviljapeenraid, mille eest on harjunud hoolitsema, ja isegi seda tõrksat ja põikpäist, Luteri usulist, niivõrd kui nad üldse midagi usuvad, külarahvast, kelle keelt ta juba rääkida oskas. Ta jäi. Pärast sõda ta arreteeriti ja mõisteti süüdistusega spionaažis, korraga nii Vatikani kui ka Luksemburgi salateenistuse kasuks. Isa H oli sündinud ja kasvanud nimelt Luksemburgis, vangilaagrisse. Õieti oleks niisuguse süüdistusega pidanud määratama surmanuhtlus. Aga see Luksemburgi salateenistus tundus vist isegi selleaegsetele fanaatilistele kohtuvõimudele pisut kahtlane. Isa H pääses üle noatera maha laskmisest. Aga Siberis metsatööl sai ta raske songa, mis jäigi teda vaevama ka siis veel, kui ta oli juba vabaks lastud ja tal oli lubatud koguni Vanapiigade mõisa tagasi asuda. See juhtus vist lihtsalt sellepärast, et võimud ei teadnud, mida teha ühe vana ja üksiku Luksemburgi päritolu jesuiidi paatriga, kes pealegi ei taha oma kodumaale tagasi pöörduda. Kuigi tema vennalapsed seda asja diplomaatilisi kanaleid pidi ajasid. Vanapiigade mõis oli vahepeal muidugi ainult veelgi lagunenud,
aga mitte päris siiski maha, sest sellest oli tehtud kolhoositööliste elamu. Seda ei kutsutud ka ammu enam Stiftiks, vaid vanemad inimesed veel mäletasid seda nime, samuti kui preilisid. Munkade episood oli olnud küllalt värvikas, et anda vanale mõisale uus nimi, klooster. Kolhoosnikud, kes sinna elama pandi, olid enamasti mujalt pärit inimesed, juba ühte ja teist elus näinud. Osa neist olid Siberist tagasi tulnud nagu isa Haagi, aga polnud oma kodupaika tagasi pääsenud. Nende majades olid juba uued inimesed ees. Mõned hakkasid jooma ja üldse polnud kolhoosimaja elu just kõige kloosterlikum. Nii et selle nimega sai alati palju nalja. Isa H sai kloostris endale igatahes ühe väikese toa. Tema viimastest aastatest on üht-teist teada tänu kirjavahetusele, mida ta pidas sealt oma Luksemburgi sugulastega. Ta ei tahtnud neilt midagi muud kui raamatuid. Mitte niivõrd usulist kirjandust, sest seda niikuinii saata ei tohtinud ja palveraamat oli tal olemas. Muuseas, nagu isa Vladislav kirjanikule tungivalt otsa vaadates rõhutas, missat püüdses isa H oma kolhoosimaja toakeses iga päev kuni surmani. Kooripoisi ja koguduse aset pidi paraku täitma vaid tema enda kass, ikka must, nagu Stifti ja kloostri kassid alati olnud olid. Ühesõnaga, isa H palus oma kirjades Luksemburgi vaid üht, et vennapoeg saadaks talle prantsuskeelseid raamatuid. See oli tema lapsepõlve keel, mida kloostri lähikonnas ei rääkinud mitte keegi. Ja need raamatud, mida ta endale saata palus, olid tema lapsepõlve raamatud. Jules Verne'i Saladuslik saar, ükskõik mis, kirjutas ta Luksemburgi. Peaasi, et see oleks nende seast, mida me lugesime, kui olime veel noored ega teadnud, mis ootab meid ees. Kui me veel läksime kevadisel pühapäeval Viinamägede vahele matkama, astusime mööda meie väikese jõe kaldaid, kui kena oli selle kohin. See on mul ikka veel meeles. Siin lähikonnas on ka üks kena väike jõgi, kõndisin siin ikka, vahel selle äärde, kui tervis veel lubas. Selle hääl meenutas mulle meie jõge. Neid raamatuid siis, mida talle Luksemburgis saadeti ja mis tihti olid teel mitu kuud, ta olevatki oma viimasel aastal lugenud. Lisaks muidugi palveraamatule. Kord kirjutas ta oma vennapojale. Eile oli suur rõõmupäev. Meie kolhoosimajja pandi elekter. Nüüd on mul laua kohal päris oma lamp. Ma näen jälle ka õhtuti lugeda. Milline õnn. Loodan, et rõõmustate koos minuga selle suure armu üle, mis mulle mu vanul päevil veel osaks saab. Isa H vanemad olid olnud pankurid, jõukad inimesed, niisamuti ka tema vend. Ka vennapoeg istus panganõukogus ja vaevalt oli tal kerge seda suurt armu endale päris täpselt ette kujutada. Aga ühel väga palaval suvel, kui tema väikene tuba lämbeks muutus ja teab, mis vaikust polnud kolhoosimajas ju kunagi, palus ta oma kolhoosnikest naabreid, kes vanasõbraliku paatri olid ammugi omaks võtnud, et need kannaksid tema sängi parki, selle kõige suurema saare puu alla. Seal ta siis magas ja tuhkus terve kuumuse ja põua aja, mis kestis 1,5 kuud, luges Saladuslikku saart ja vaatas läbi hiiglasliku saare puu laisalt kahiseva lehestikku sinist taevast. See suvi jäigi tema viimaseks. Varsti pärast isa H surma 1961. aastal läks klooster kellegi lohakast ahjukütmisest põlema. Õnneks kõik kolhoosnikud pääsesid eluga ja nüüd polegi seal enam midagi. Seda kõike rääkis isa Vladislav kirjanikul ühel õhtul seal väikeses aiakeses, mille too oligi mõisa vana triiphoone müüride äärde rajanud. Aiake isa Vladislavile küll erilist muljet ei avaldanud, vaevalt et kellelegi avaldas, aga ometi istus ta meelsasti päevast veel soojale kivipingile ja seal õhtuses raiutavas mesilase suminas jutustaski.